Tervist! Ma tänan kõigepealt kutse eest nii põneval üritusel osaleda. Tegin seda ettekannet hea meelega. Ja tööhõive. Huvitav küsimus, kuidas see seondub putukate kadumisega. Aga üsna kohe näete. Nimelt, taimede käsitsi tolmeldamine on üsna suur ja vaevarikas ettevõtmine selleks, et mingitki tulemust saavutada, kuid see ei ole sugugi mitte harukordne ega uudisteema teaduslikul eesmärgil katseteks, et teada saada, kas mõni kultuurtaim, raps näiteks või õunapuu, kas see kultuur suudab anda oma maksimaalset saaki antud keskkonnatingimustes, loodustingimustes või jääb tal tolmeldamisest vajaka. Selleks tehakse katse, kus pannakse osa taimi, tolmeldatakse käsitsi ära, kus tõesti iga õis on maksimaalselt tolmeldatud ja siis jäetakse teine ala ja see kaetakse putukate eest, et sinna keegi enam ligi ka ei pääseks ära sööma näiteks tolmu. Ja teine ala jäetakse siis lahtiselt ja võrreldakse nende kahe erineva alasaaki. Siin on üks täiesti juhuslik teadusartikkel, kus ongi niiviisi käsitsi tolmeldatud ja avatud tolmeldamisega katse tulemus esitatud. On näha, et käsitsi tolmeldamine annab sageli oluliselt parema saagi, ehk antud teemast ma siis järeldan, et see looduskeskkond ei kata taimede maksimaalselt tolmeldamist vajadust ära. Teine võimalus, miks käsitsi tolmeldatakse, on loomulikult sordiaretus. Ainult käsitsi tolmeldades saab olla kindel, et see õietolm pärineb just sellelt taimelt ja sellisel juhul isoleeritakse õied või õisikud ükshaaval ja see on hästi hoolikas ja peentöö. Aga seda tehakse ja see ei ole haruldane. Teine võimalus, tolmeldamisteema võimaldab arendada ka infotehnoloogiat. Ja viimase aja uudised on robottolmeldajad, kellega on tehtud edukaid katseid. Näiteks liiljate tolmeldamisel on täiesti tõhusaks nad osutunud, vähemalt katseliselt. Neid prototüüpe on erinevaid välja mõeldud. See oli üks vanemaid prototüüpe, algsemaid, kuigi see on 2017 aasta. See ei ole teadusartikkel, see oli lihtsalt üks uudislugu. Ja nad ei usu, et selline prototüüp oleks hea tolmeldaja, kuid see võimaldab ka näha, kuidas siin on kaamera ja võimaldab päris põnevaid tulemusi leida. See on ka üks robotkärbes, kes teoreetiliselt võiks tolmeldada. Kuid tööhõive ja väga kurb tõde on see, et on maailmas äärmiselt suuri piirkondi, kus inimesed leiavadki rakendust tolmeldajatena. Suurel määral Hiinas, kuna industriaalne ja ka põllumajanduslik tootmine on viinud selleni, et looduskeskkond ei paku seda teenust enam üldse. Moodne sõna on rääkida tolmeldamisteenusest ehk kõik see, mida me looduselt tasuta saame, mida loodus meie eest teeb, seda nimetatakse teenuseks. Ehk Hiinas teatud piirkondades tolmeldajad on kadunud ja neid ei saa sinna ka meie mesilasi näiteks ei saa tarudega sinna sisse tuua, sellepärast, et kui õunakud lõpetavad õitsemise, siis peale seda ei ole selles väga laial maastikul enam mitte midagi muud kasvamas. Seega seal ei saa tolmeldajad ise elada. Teatud taimi on proovitud katsetada ka näiteks tolmeldada helikopteriga. See muidugi kehtib ainult tuultolmlevate taimede puhul, nagu näiteks mais või mitmed teraviljad. Või ka mõningad isetolmlevad liblikõielised näiteks. Teatud taimede õied vajavad pigem nagu raputamist, kui seda putuka reaalset külastust. Ka tomat kuulub nende hulka, mille õied vajavad raputamist selleks, et õietolm vabaneks. Aga see näide käib, ma usun, see on mais, kui ma pildi pealt õigesti ära tundsin. Samas meil siin
on olemas mesilased, meil siin on olemas õied, meil siin on olemas, miks mitte nautida? Et kas tõesti peab tegema ainult seda lolli tööd? Ja kuidas seda kõike saavutada, et loodus jätkaks enda kavandatud eluviisi ja meie saaksime seda ära kasutada, siis räägingi natuke pikemalt, kust on tolmeldajate puudus alguse saanud ja miks see tolmeldajate puudus loodust ja ka meid mõjutab. Nii, muidugi mõista termini kasutus, termini definitsioon tuleb nüüd mitte kõige viimasena, aga mitte kõige alguses. Ehk ma eeldan, et inimesed said juba aru, tolmeldamine tähendab õietolmu kandumist tolmukatest emakasse ja see toimub, see jaotatakse laias laastus esmalt kaheks. Isetolmlemine versus risttolmlemine. Ehk isetolmlemise puhul liigub õietolm tolmukast sama õie emakasse ja viljastab selle. Risttolmlemise puhul sama õietolm ei ole võimeline viljastama seda emakat, vaid see õietolm peab liikuma teise õide, veel parem teise taimeõide. Ja selle ülesandega saavad väga hästi hakkama mitmesugused loomad. Aga mitte ainult loomad. Vesi on näiteks päris hea tolmlemist abistav tegur. Näiteks paljud veelilled, särjesilm, vesiroos tolmlevad vee abil. Siis loomad, väga mitmesugused, nahkhiired, koolibrid, sisalikud, hiired, putukad, mitmed ja tuultolmlemine. Tuultolmlemise alatüübiks saab nimetada siis ka helikoptertolmlemist. Vale pidi vajutasin, aga kõigitest nendest kolmest viisist kõige enam esindatud on putuktolmlemine. Tervenisti 85% tolmlemistegevusest toimub globaalselt võttes tänu putukatele. Putukad, kes tolmeldavad, tavapäraselt mõistetakse väga kitsast hulka, aga tolmeldajaid putukaid on väga palju. Üks üsna levinud putukarühm, kes on edukad tolmeldajad, on mardikalised, aga mardikalised vajavad õietolmu ja nektarit ainult iseenda energeetiliste vajaduste rahuldamiseks ja seega nendel ei ole huvi liikuda palju erinevatest õitest läbi. Kui nad leiavad selle õie, mis neile sobib, näiteks siin ülemisel pildil, nende eesmärk ei olegi mitte õietolmu süüa, aga nad paaritumiseks lendavad näiteks harikaliste õitele. Kuna nad seal natuke ringi nihelevad, siis nad tolmeldavad seda õietolmu ka ja kui nad veel järgmisele õiele lähevad, siis veel parem. Kahetiivalised samuti ei ole spetsiaalset kohastumust, aga üldjuhul on nende kehad vähemalt natukene karvased, see aitab ka sooja hoida. Ja kui nad õites toitumas käivad, siis mitmed neist on osutunud väga olulisteks tolmeldajateks, näiteks sirelased linnades ja õunaaedades on hästi vajalikud. Liblikalised on juba rohkem spetsialiseerunud, neil on teatavasti hästi pikk imilont, mille abil ulatub sügavale õiepõhja ja liblikad jagunevad ka oma eluviisi järgi kas päeva- või ööliblikad ja vastavalt sellele tolmeldavad ka päeval või öösel õitsevaid taimi. Ja kui te leiate õues jalutades, kevadõhtul õues jalutades mõne väga hästi lõhnava ilupõõsa näiteks või lihtsalt lillepeenra, siis võite kindel olla, et seal on taimi, kes oma lõhnaga meelitavad just nimelt liblikalisi tolmeldama end. Ehk näiteks ebajasmiin, üks minu lemmikuid, on spetsiaalselt meelitab ööliblikaid. Oma valgete õitega on nad ka öösel hästi nähtavad. Kõige suurem tolmeldajate rühm putukate hulgas on ikkagi kiletiivalised ja kiletiivalised on meil siis sipelgad, herilased,
ja kõikvõimalikud mesilased. Ka sipelgad on päris head tolmeldajad, aga kuna nad on ka röövtoidulised, siis nad ei ole oma käitumises nii püsivad. Kõige olulisemad tolmeldajad meie põhjaparasvöötmes on igal juhul kõikvõimalikud mesilased. Tavapäraselt inimesed arvavad, et kui ma räägin mesilased, siis on see meemesilane, kes meile mett teeb. Samas see on natukene väär arvamus, kuna mesilase liike on meil juba Eestiski hästi palju. Eestis on erakmesilasi üle 200 liigi. Euroopas vist ka, ma ei teagi täpselt neid. Ma arvan, et asi ei ole mitte selles, et mina ei tea, vaid suuresti võib öelda, et ega keegi täpselt ei tea, kui palju on erakmesilase liike nii Eestis, Euroopas või maailmas. Väiksem, aga see-eest palju värvikam rühm mesilasi on kimalased, kes on need suured karvased maamesilased, igaüks teab, vanaema juures igal pool peenardes nad käisid, mõnusa suminaga ja aeglaselt lendavad. Eestis on neid umbes 25 liiki. Miks ma ütlen umbes? Sellepärast, et mõned liigid tänu kliima soojenemisele hakkavad meile sisse rändama, mõned võib-olla hakkavad hääbuma ja teiseks kimalased on rühm, kelle puhul on senini väga edukalt näha liigitekkeprotsessid ehk siis hübriide antakse üsna kergesti ja mõnede puhul ei olegi veel jõutud kokkuleppele, kas see on nüüd alamliik või pärisliik. Ja troopikas on veel üks rühm mesilasi, keda meie siin ei tea, need on astlata mesilased. Ja kui te arvate, et astlata mesilane on natukene ohutum kohtumiseks, siis te eksite. Kuigi tal ei ole astelt, nad hammustavad päris vastikult. Aga arvuliselt kindlasti käib üle kõigi meemesilane. Euroopas on esindatud üks liik, maailmas on neid liike rohkem, umbes 4, 5, võib-olla 7, jälle alamliik, seal on küsimused. Ja meie Apis mellifera, tal on erinevad tõud ja erinevad rassid, ehk siis räägitakse kollasest mesilasest, tumemesilasest, Aasia mesilasest, itaallasest, heal lapsel mitu nime, nad on kõik meemesilased. Ja miks just on meemesilased osutunud kõige olulisemateks, on just sellepärast, et kui liblikaliste röövik sööb hoopis teistsugust toitu võrreldes liblika endaga, kes vajab nektarit, siis meemesilase vassed söövad täpselt seda sama toitu, mida mesilase valmik ise. Ehk siin pildi peal on näha, kuidas tillukesed, need valged komakesed ujuvad nektari supi sees. Nektari ja neelualuse näärme nõre supi sees. Ja kui nad suuremaks kasvavad, siis nad hakkavad ka õietolmu sööma ja nad on tohutud õgardid ja karjuvad väidetavalt kõvasti, kui nad on näljas. Seetõttu peavad mesilased koguma mett. See on üks põhjus ja teine põhjus, kuna meemesilased on ainus mesilase liik Eestis, kes elab talve üle terve perega, siis nad peavad varuma ka omale talvetoitu ja see on põhjus, miks nad väga hästi korjal käivad. Nii, see oli mesilaste endi tähtsus. Aga miks nad üldse on tähtsaks osutunud? Kui õistaimed tekkima hakkasid umbes 350 miljonit aastat tagasi, geoloogias ma ülitugev ei ole, aga need numbrid võiksid paika pidada erinevate kirjandusallikate põhjal, siis enam-vähem paralleelselt sellega ilmusid ka mitmesugused putukad ja mida rohkem tekkis õistaimi ja õisi ja õitesse tekkis õietolm, mida algselt tuul edasi kandis, siis putukad leidsid, et see õietolm on maru maitsev ja hakkasid seda sööma. Ja selline üksteist mõjutav koos ilmumine ja koos arenemine viis kriidiajastu õistaimede plahvatuslikule arengule, mis sai alguse kriidiajastul, aga eriti intensiivne oli 100 kuni 65 miljonit aastat tagasi. Ehk siis
nii kui tekkis selline uus ja huvitav toiduressurss, hakkasid putukad seda ära kasutama. Aga selleks, et taim ei jääks kõigest ilma, mida tema on hoopis teisel eesmärgil tootnud, hakkas ta seda peitma. Ehk siis need taimed, kellel õnnestus osa õietolmu säilitada iseendale, nendel läks edukamalt võrreldes nendega, kes lasid kõik ära süüa. Ja selleks, et peita, on vaja mingisuguse keerulisema kujuga õit. Ja mida keerulisema kujuga on õis, seda rohkem sunnib see jälle kohastuma putukaliike ja aja jooksul tekivad mõlemal nii taimel kui õiel järjest parem võime üksteist ära kasutada. Ja selline paralleelne evolutsioon on viinud selleni, et teatud taime- ja loomarühmad on muutunud üksteisest sõltuvaks. Algsed õied olid kas siis pisikesed, primitiivsed, avatud tolmukatega ja tuul käis sealt üle, viis õietolmu kuhu vaja. Samas sai igaüks seda ka ära süüa. Või siis olid õied juba suuremad, hästi nähtavad just nimelt selleks, et meelitada putukaid ligi. Ja aja jooksul edasi tekkisid sellised ülimalt keerulise ehitusega bilateraalsed õied, milles õietolm on kusagile, mitte õietolm, vaid nektar on kusagile sügavale kaugustesse ära peidetud selleks, et ainult üks konkreetne või mõni konkreetne putukarühm seda tarbida saaks. Mida see konkreetne kitsas spetsialiseerumine annab? See annab taimele selle, et tema õietolm ei lähe raisku, seda ei tassita kuhu iganes, vaid tõenäoliselt just järgmise seda tüüpi õie peale. Sellised õied, tugevalt spetsialiseerunud õites on nektari hulk tavaliselt üsna suur, ehk siis putukal on kindel huvi just seda suurt kogust kätte otsima minna, selle asemel, et mingisuguste pisikeste tilgakeste või riismete järel palju ringi lennata. Samas taime jaoks on ka tähtis, et see putukas ei jääks sellesse õide lõputult mõnulema ja kiiresti sealt edasi läheks, et ta ikkagi järgmisesse õide ka läheb, nii et see on selline vastastikune võidujooks, et kes kellele ära teeb. Putukad võiksid rõõmsalt ühes õies elada, ega neil pole kuhugi kiiret. Hästi palju selliseid huvitavaid spetsialiseerumisi, kus hiirtel näiteks on see taime tolmukas on siin ja nahkhiir saab nina pealt kokku, keelega püüab ta nektarit kätte saada ja järgmisesse õide minnes kannab ta selle õietolmu just nimelt sobivalt paigutatud emaka peale. Sama on koolibriide või siis kimalastega. Ja toiduvõrgustikus on täpselt samamoodi lisaks üksteise ärasöömisele ka tolmeldamine ja sellest tolmeldamine sama oluline ja ühe liigi äravõtmine hakkab mõjutama tervet võrgustikku. Ehk siis, kui me võtame tolmeldamissuhte mingisugustest ära, me hakkame mõjutama sellega mingisuguseid vihmausse, mingisuguseid linnukesi ja selline ökosüsteemi terviklikkuse vajadus on üks põhjus, miks tolmeldamine on loodusele ülioluline. Liigide teke on ikka ja jälle täiesti tavapärane nähe olnud. Siin on graafikul aastast 1901 kuni 2010, vist kui ma ei eksi, siis see oli Austria mingi andmestik liikide ilmumisest ja kadumisest, aga siin on, mida aeg edasi, siin on uusi saabuvaid liike järjest rohkem olnud ja kadumisi on ka rohkem, nii et siit me näeme, kuidas inimtegevuse mõju on tegelikult hästi palju hakanud mõjutama. Uute liikide saabumine võib tuleneda ka sellest, et me ise transpordime uusi seemneid, uusi taimi ja need levivad kas kasvuhoonetest välja või kogemata rongide koormatest lendavad välja. Aga igal juhul see liikide muutumine on järjest intensiivsem ja
ja ka maastiku muutumine selle juures on hästi suunitletud. Kui meil on ajas, ma ei oska öelda, EU, see vist on terve Euroopa hinnang, et kui meil on märgalade, kõnnumaade, ranniku ja selliste vähe häiritud territooriumide osas tekkinud märgatav vähenemine, siis kõige rohkem on suurenenud just nimelt need kunstlikud, kõige tugevama inimtegevuse mõjuga alad. Ja see on suuresti põhjus, miks tolmeldajad kannatavad. Enamik, võib öelda, et enamik õistaimedest on loomtolmlevad ja vähemalt põhjaparasvöötmes on putuktolmlemine ikkagi kõige olulisem. Tolmeldajate kadumine tolmeldajate kadumine toob kaasa teatud õistaimede kadumise ja see omakorda mõjutab, nagu ma juba ütlesin, suhete võrgustikku, kogu liigirikkust ja nii taimede kui ka ülejäänud tolmeldajate eluvõime langust selle kõige kaudu. Aga põllumajandus. Miks on põllumajanduses vaja tolmeldajaid? On nimelt, nemad aitavad säilitada õistaimi. Kui on olemas õistaimed, siis on seal põldude lähikonnas olemas ka kõikvõimalikud röövtoidulised putukad, kellest väga paljud on nektaritoidulised ja ütleme, et valmikud on nektaritoidulised, aga vassed, nagu näiteks lepatriinu vassed, on röövtoidulised. Ja see röövtoiduline lepatriinu vastne sööb väga tõhusalt ära näiteks kartulimardika vastseid kartulipõllu peal. Ja seega loodus pakub meile jälle teenust. Ehk õistaimede säilitamine aitab meil ära kasutada kahjurite hävitamist, aitab ära kasutada looduse võimet kahjureid kontrolli all hoida. Õistaimed ise on loomulikult toiduallikaks kõikvõimalikele tolmeldavatele putukatele ja paljudele teistele. Samuti suurendavad nad neutraalsete putukate osatähtsust, kes põllumajanduse mõttes küll mingit rolli ei mängi, aga otsest rolli ei mängi. Kaudne roll seisneb selles, et kui see põld näiteks küpses ära, koristati ära, siis putukad ei olnud veel valmis oma elutsüklit lõpetama ja nad vajavad ju mingit alternatiivset toitu. Ehk siis need neutraalsed putukad on röövtoidulistele asendustoiduks, kui põld neid kahjureid enam neile söögiks ei paku. Nüüd otsesed eelised põllumehele on see, et risttolmeldatud seemned on sageli rikkama geneetilise materjaliga, ehk siis kui on vaja seemnetest uusi taimi kasvatada, siis need taimed on tugevamad, nendes on vähem kahjulikke mutatsioone, suurendab taimede endi mitmekesisust selles suhtes, et kui taimed oleksid kõik kloonid, identsed kloonid, siis oleksid nad kõik ühe ja sama häiriva faktori suhtes tundlikud. Kui terve see põllutäis, kas või nisutaimi on mingilgi määral varieeruvad, siis mitte kõik taimed ei hävi sama stressi tulemusel. Otsene veel on, et suurem puuvilja, marja ja seemnesaak, näiteks õunapuud, pirnipuud ei anna üldse saaki, kui seal ei ole tolmeldajaid käinud õite peal. Paljude viljade puhul nende kvaliteet tõuseb, näiteks maasikas, mis on osaliselt ise tolmlev, aga kui teda on tolmeldanud putukad, siis see maasika, nii-öelda mari, tegelikult on ta vili, on suurem, ta on ühtlasema kujuga, ja isegi ta on keemiliselt teistsugune niiviisi, et ta peab näiteks selles müügileti peal karbis palju kauem, mitu päeva kauem vastu kui loomtolmeldamata õiest arenenud vili.
Väga oluline suurpõllumehele on ka see, et see seemne või viljasaak valmiks ühtlaselt, sellepärast et kui pool põldu valmib varem kui teine, siis on koristamisel kaod hästi erinevad. Ja väidetud on ka seda, et näiteks päevalille seemned on parema idanevusega, kui nad on korrektselt tolmeldatud õies arenenud. Ma ei saa öelda enamik, aga üsna suur osa Euroopa Liidus kasvatatavatest toidutaimedest vajavad putuktolmeldamist. Mõned neist saavad, osad taimed on sellised, mis saavad lihtsalt lisakasu, aga teatud taimed vajavad otseselt ja need 14 toidutaime Euroopa Liidus kasvatatavatest ei anna üldse saaki ilma mesilasteta. Ja globaalselt võttes võib öelda, et 30% kogu maailmas toodetud toidust saadakse tänu tolmeldajatele. Ja näiteks Albert Einstein on öelnud kunagi, et inimkond ei ela, kui kaovad meemesilased, siis ei ela inimkond kauem kui 5 aastat. Ja miks? Sellepärast, et me võime küll süüa kartulit, mis iseenesest on tuul- ja loomtolmlev, aga teda toidukartulina paljundatakse vegetatiivselt. Me võime süüa maisi, me võime süüa nisu, aga kui lõbus on süüa mannaputru keedetuna, veega keedetuna, ilma võita, ilma moosita, hommikuks, lõunaks, õhtuks saame siis rukkiputru. Et minu arust jääb natuke väheks ja igal juhul ei peetaks seda tervislikuks toitumiseks. Kõikvõimalikud sellised toiduained, mis meil palju vitamiine sisaldavad, on enamasti loom või putuk tolmeldatavad. Mais on üldiselt saab ise oma tolmlemisega hakkama, aga ka tema puhul mesilased külastavad teda väga hea meelega, sellepärast et ta õietolm on kergesti kättesaadav. Ja põhimõtteliselt alati ei ole sobivad ilmagi võtta, et see tuul ära tolmeldaks. Kabatšokk, kui ma ei eksi, tolmeldamata, tolmeldatud. Kurk, kehvalt tolmeldatud. Vaarikas ja maasikas on kogu viljad, mille puhul see maasika peal on iga täpikene, on omaette emakas. Ja iga emakas peab saama õiest tolmeldatud. Neid on umbes esimestes ilusamates viljades on 270 emakat ja kui mõni neist või osa neist jääb tolmeldamata, siis ta lihtsalt ei kujune see vili normaalselt. Ja mesilased teatavasti istuvad sinna õide ja keerutavad ühtepidi ja teistpidi ja tegelikult selleks, et maasika üks õis saaks tolmeldatud, on vaja umbes 5 mesilase külastust või mõne muu hea tolmeldaja külastust. Siin on suhteliselt lõputu nimekiri kõikvõimalikest kõikvõimalikest viljadest, mis saadakse tänu mesilastele. Siia nimekirja on lisatud ka näiteks porgand, sellepärast, et porgandeid meie sööme küll juuri, aga selleks, et seemneid saada, on vaja, et oleks tolmeldatud. Till, maasikas, puuvil, apelsin, mandarin, kibuvits, mampel, vaarikas, põldmari, viinamari, shea, jõhvikas, sinikas, mustikas. See ei olnud Eesti nimekiri, mille ma leidsin. Kartemon, litši, no mida iganes. Aga miks siis on probleemid nüüd ja mitte varem? Euroopas on põldu peetud 2000 aastat või rohkemgi. Ja ei oleks mingit muret, kui meil oleks tegu sellise maastikuga, kus on üks tilluke põld. Ma eeldan, et see on siin rohumaa, kuigi ma kardan, et see on raps. Kui see oleks rohumaa, siin on mäed oma looduskeskkonnaga, siin on hekid, võsad, kõike korras, kui meil oleks selliseid maastikke palju. Aga mida me näeme paljudes maades ringi sõites metsapähe, sellist puupõldu, mida me näeme lennuki aknast alla vaadates, selliseid kandilisi maastikke, mis ilmselgelt on inimtekkelised ja seetõttu ei sisalda kuigi palju looduslikku mitmekesisust. Ehk siis meie põllumaastik on muutunud äärmiselt laiuvaks. Eestis küll laiutab mets rohkem kui põld, aga ikkagi.
See osa, kus on põld, on üsna monotüüpne maastik. Looduslikud alad, mis võiksid olla puhvertsoonideks, kus mesilased saavad oma populatsiooni taastoota, kus nad saaksid väljapoole levida. Neid alasid on väga vähe, nad ei ole omavahel ühendatud, see tähendab, et populatsioonide geneetiline tervislikkus käib alla ja see aitab kaasa populatsioonide hääbumisele. Kultuurtaimedele alternatiivseid toidutaimi on sageli vähe, sellepärast, et ega meile ei meeldi, ma toon nüüd paha näite, meile ei meeldi see karuputk seal teeservas, aga ta on tegelikult mesilastele väga, väga meeldiv taim. Ma ei võitle karuputke poolt, vaid vastu pigem. Aga selline igasugune inimeste tegevusest tulenev, meile ei meeldi ka need võssa kasvanud heinamaad, tegelikult ei meeldi mesilasele ka nii väga, aga kui me üldse midagi ei teeks, siis tekiks sinna ka mesilastele sobilik toidubaas. Ja põhiline, me oleme hõlvanud mesilaste elupaigad nii põldudega, inimeste eluasemetega kui ka tööstusaladega. Kui vahepeal inimesed, eriti siin Eesti aladel, püüdsid koonduda nõukogude ajal nendesse kortermajadesse ja külad ei laienenud, siis nüüd vaadake linnade ümbrusi, need on ju laiutavad, lühikeseks pügatud, väga ühe taimeliigilise muruga majad ja hoovid laiutavad tohututel aladel ümber Tallinna, nüüd juba ka ümber Tartu. Et see sõltub, inimese hoovid võivad olla ka väga negatiivse mõjuga tolmeldajatele. Ja muidugi kemikaalid, kõik võimalikud agrokemikaalid ehk pestitsiidid, siis raskemetallid, mida tööstus toodab ja kliimamuutused. Kliimamuutust tekitab kohati, näiteks Hispaanias on kõrbelisi alasid tekkinud väga palju, kus mesilastel pole süüa lihtsalt. Kas mesilased kannatavad igal pool maailmas? Näiteks kui me vaatame meemesilast, siis Euroopa on see hall joon. Euroopas on mesilaste arvukus siin peale 1990. aastaid tuntavalt langenud, samas kui Aasias ja Aafrikas need arvud pigem tõusevad. Aga samuti on langus näha Põhja-Ameerikas, see, mis kõige alumine joon lõpeb siin. Ja Kanada andmetel näiteks, kui meemesilaste tarude arv võib veel kasvada, siis sellepärast, et üks mesinik, tal on odavam pidada 10 kui ühte taru, tal on odavam pidada 600 100 asemel, ehk siis üks mesinik saab pidada ja omada palju tarusid ja kui talle selle eest makstakse kas või tolmeldamiseks viidud tarude näol või mee näol, siis ta on nõus neid tegema, aga mesinike arv, kes üldse on huvitatud tegelema, on ajas väga langenud. See siin on 2012 ja 1924 praktiliselt 100 aasta jooksul. Meemesilaste talvine suremus on viimastel aastatel äärmiselt suur. Põhja-Ameerikas punased või USA's punased värvitud alad märgistavad 60% suremust ja kollased ehk siis kõige leebemad kuni 20% suremust. Meil siin Euroopas on natukene lihtsam, natuke kergem hetkel veel. Meil on, need on muidugi igal aastal erinevad sõltuvalt kliimatingimustest. Euroopas on need samad numbrid värvid võrreldavad, et üle 20% suremus oli Põhjamaades 2012-2013 talvel ja kõige heledamad värvid on 5%, et meil 60-70 tavapäraselt ei ulatu. Aga miks? Muidugi mõista kõik need looduskeskkonna muutused, aga mesilaste puhul on patogeenid hästi palju liikvele läinud, nad on levinud ühest kohast teise, sellele aitab kaasa inimtegevus. Kui me müüme peresid, kui me müüme kärgi, siis kärgedega me tassime parasiite kaasa. Siis keemiline saastumine, mesilased ei puutu mitte saastunud toiduga või saastega kokku ainult põllult tuleva toidu näol, vaid ka esiteks looduskeskkonnad ei ole enam puhtad, kuna ei ole võimalik näiteks pritsida põldu
nii, et see pritsitav pestitsiid põllule jääks, on statistiliselt kindlaks tehtud, et vähemalt 50% läheb alati minema. Isegi ideaalsetes tingimustes läheb 50% põllult minema, kas õhku, kus ta siis õhuvooludega liigub mujale või otse kõrvalaladele. Siis üks probleem, miks USA-s suremus hästi kõrge on see, et näiteks California osariik, kus kasvatatakse väga palju mandleid. Mandlipuu on taim, mis ilma mesilasteta saaki üldse ei anna, aga kuna see mandliistandus on üle terve osariigi peaaegu et monokultuurne, seal peaaegu mitte midagi muud ei kasvatata, looduskeskkonda ei ole, enam-vähem sama seis, mis Hiinas nende õunapuudega. Ja selleks, et nad saaksid oma saagi, ostavad nad tolmeldamisteenust sisse, ehk siis mesinik Floridas rajabki oma mesila juba rekka järelkärule enne seda, kui mandel õitsema hakkab. Mesinik Floridas võtab suured kilerullid, kiletab kas või keset päeva, sest inimesed teevad ju töö ajal tööd, ega nad öösel siis ei kileta. Kiletavad oma mesitarud lendavate mesilastega lihtsalt kile alla, panevad rekkale hääled sisse, sõidavad 2-3 päeva Californiasse, seal tõmbavad kille ära, mesilased saavad lendama. Siia jäi maha hunnik kodutuid mesilasi, kes kindlasti ei jõua ära oodata, kuni see pere siia ükskord tagasi tuleb. Need lihtsalt surevad. Ja kui niiviisi tassitakse mesilasi kõiki ühte kohta kokku ja kui siia juhtus ka keegi, kes oli endale mingisuguse uue haiguse, näiteks Aasiast mingi selle colony collapse disorderiga koos käis seostati osaliselt ühte Aasiast pärit viirust. Ja see viirus sattuski siia mandli istandikesse ja kõik mesilased, kes siia kokku olid toodud, suhtlesid omavahel paratamatult ja põhimõtteliselt keegi väljendas, et nagu litsimaja. Ja siis viidi tagasi, kõik siis üle terve Ameerika ilmnes see viirus väga ootamatult, kuigi neil otsest kaubavahetust Aasiaga ei olnud. Seega selline käitumine loomulikult paneb mesilased tugeva stressi alla. Mida suurem on stressifaktor perele, seda suurema tõenäosusega hukkub ka suur ja ilus pere. Siin on stressi tugevus ehk kahjustatud ja tervete mesilaste suhe, siin on pere suurus. Suure pere puhul jäävad suurema tõenäosusega ellu ikkagi need, kellel on väiksem stressitase ja suured stressitaseme puhul ei ole enam vahet, kas sul on suur või väike pere talvituma minemas, ikkagi ta võib üsna suure tõenäosusega hukkuda. Kas meil on piisavalt mesilasi? Ei. Isegi Euroopas, kuigi meil ei ole suremused nii suured, meil ei ole. Miks ei ole? Sellepärast, et viimase aja poliitika ütleb, et tuleb kasvatada õlikultuure, mis annaksid näiteks biokütust, raps, päevalill ja nende õlikultuuride kasvatamise laienemise tõttu on olemasolevad mesilased ei kata enam seda vajadust. Te näete erinevust 2005. ja 2010. aasta vahel. Ja muidugi mõista mesinike ja mesilaste arvu langus selle takka pihta ja lähebki hullemaks. Nüüd ma olen peaaegu lõpus. Kas me saame midagi teha mesilaste aitamiseks? Jaa. Me saame ise hoolitseda selle eest, et me ei tekitaks puisniitude asemele lihtsalt kõrrepõldu, vaid me laseksime õistaimedel õitseda, et me jälgiksime, et me ei niida kõike kogu aeg maha, et me ei tee kõigest silo, et meie põlluservad ei oleks mitte 10 sentimeetri peale maha niidetud, vaid nad võivad olla vabalt ka 30-40 sentimeetrised ja seal võib valget ristikut õitseda, seal võivad madalad lupiinid õitseda, see ei takista autojuhte ega midagi. Küll aga möödunud suvel Jõgevalt Tartu sõites oli minu arust praktiliselt konstantselt maanteeserv herbitsiidiga ära mürgitatud, kuigi nad väidavad, et nad ainult 1 ruutmeetrit selle posti ümbert pritsivad, aga ma ei tea, minu silmanägemine oli teine. Metsad on väga hea elupaik, toitumispaik mesilastele, aga samas väga ajutine, sellepärast et seal on mustikad, jõhvikad,
Vaarikad, nad õitsevad ühel konkreetsel ajahetkel ja siis on kusagil on kanarpikk, aga vahepeal on suur tükk tühja maad, kus mets toitu ei anna ja metsas olevate mesilaste perede saak on enamasti näiteks 30 kilo, kui rapsipõldude vahelt tuleb 80 kuni 120 kilo mett taru kohta. Ehk seega metsad, kui nad on hiigelsuured massiivid, nad ei toeta. Inimasulad võivad mesilasi päris hästi toetada selle võrra, et mesilased armastavad samasuguseid lilli nagu inimesed ja mesilased vajavad õistaimi kevadest hilissügiseni ja õnneks meie ka armastame neid oma aias igal pool näha. Aga on inimesi, kellele meeldib näiteks kivineaed või see laudsile sametjas muru ja seal ei ole mesilasel küll midagi teha. Mesilasi saab toetada. Neile saab rajada erinevaid pesilaid. See on siin selline erakmesilaste pesila, erineva suurusega kõikvõimalikud torukesed sobivad erinevatele liikidele. Seda nimetatakse bee hotel. Linnamesindus hakkab hästi populaarseks muutuma ja õnneks ka maailma suurimad linnad, kus on probleem juba puhta õhugi olemasoluga, on läinud seda teed, et nad püüavad oma linna rohestada ja eks see aitab kõik kaasa ka mesilaste elukeskkonnale. Kõikvõimalik mitmekesisus põldude peal saab rajada rapsipõldu puude vahele, ta ei pea olema ühtne, monotüüpne keskkond. Raps ja hernes saavad näiteks koos kasvada, jälle 2 erinevat toidubaasi, 2 erinevat võimalust. Ma ei oska öelda, kas nii sinine põld on põllumehele just meeldiv, aga tegelikult mesilased armastavad rukkilille väga ja mingil määral umbrohtu põlluses tegelikult saaki väga ei kahjusta, sõltub muidugi, mis umbrohi. Nii et mesilased on sellised mitmesuguste vajadustega, aga me saame nendelt päris palju head ja toredat.